Nii. Nii, meil on noormees numbri all 141, kohe saame teada ta nime, Kristo Tammsalu, läks poolmaratonis viimasele ringile ja samas on meil jälle maratonis, ei olegi tegelikult, maratonis on, nii nagu me arvasime, siin Põhjaranniku peatoimetaja Erik Alseeviga. Erik, meil on tegelikult tegemist niimoodi, et ikkagi German Terehov on liider praegusel hetkel ja püüdis Mihhail Savitsonni kinni ja jättis ka ta koheselt paarikümne meetriga enda selja taha. Nii ja Piret, viimane ring. Jah, kas sa saad? Mees ütles, mis sa siin passid? Meil on vaja mingi Maximus on head hinnad praegu. Läheme poodi. Jah. Ja Selveris on laadapäevad, passid see. Nii, ja siin on Ulvi, kes on iga-aastane siin käia. Ja meil on tegelikult 6 võistlejad sellist, kes on igal aastal siin jooksmas käinud. Kelleks on siis, kui ma peast mäletan, siis oli German Terehov, kes on maratoni liider praegu. Siis oli Leili Teeveli, oli kindlasti, kes on kõikidel kordadel käinud. Siis on Rein, mis ta nüüd ongi? Rein Pärn, kellel on siis 500 ja kopikatega maratoni joostud. Siis peaks olema Kaja Jõemets, kes on kõikidel kordadel on Ülo Tuur, oli 1 ja 1 praegusel hetkel kohe. Kes see? Raul Liibenau. No nii, ja nüüd lõpeb härra Tammsalu, lõpetab 5. ja saab oma mälestusmedali kätte. Suur tänu tulemast ja ära siis kohe ära mine, et naudi siin siis inimeste olekut, erguta teisi, mine söö suppi. Tünnisaun ootab, mine söö suppi, kõik asjad on olemas. Esimene naine tuleb. See Lemka suppi ise maitsesin, väga hea oli ja sul on päris palju minna veel, aga sa oled 3. kohal. Nii, ja esimene naine ja samm on nii kiire. Piret Reinik on 2019. aastal 6. staadioni maratoni, õhtumaratoni, poolmaratoni võitja. Numbri all 148. Nii, fotograafid on nagu mesilased kohal ja oma mees on kõige ees. Nii, tule Piret siia, me teeme sellise välkintervjuu. Aga noh, pulss on nii punases, et ega seal suurt midagi aru ei saa. Piret, ole hea, tule siit üle raja. Me teeme sellise välkintervjuu, mis läheb kõikidesse maailma kanalitesse, CNN ja kõik muud asjad näitavad. Isegi Kesktelevisionis kell 21.00 algavas preemias on lõik sees. No tervist, kuidas sa sattusid üldse siia piirilinna Narva 2019. aastal? Mõtlen, et tuleb tähistada sünnipäeva. No põhimõtteliselt on mõistlik tulla tegelikult teisipäevasel päeval Narva tähistama sünnipäeva. No prouade käest ei küsita, kui vanaks saad, aga ikkagi palju õnne. No, mis võidu tõi? Kas siin meeste võitjad ütlesid hea ilm ja kõik sellised, aga kas tuli ka isiklik rekord? Aga mina isiklikult küsin, et ma olen ühe korra siin sellel staadionil, mitte sellel staadionil, aga sellel üritusel jooksnud ja ma jooksin hullu peaga öömaratoni. Ma ei tea, miks ma selle otsuse vastu võtsin, see oli lihtsalt meeltesegadus, aga miks
Miks te tulete sellistele üritustele? Lahe on. Korraldatud ja. See on ka väga kuradi tõsine intervjueeritav. Kiired vastused, pikk jutt ja siis on jaa. Olgu, aga siis kas meil on siis küsime siis sellise tobeda küsimuse ka, et kas mees on lihtsalt saatebrigaadis või mees lähebki tõesti öömaratonil, nagu ta lubas? Ei lähe. Mina maksan osavõttemaksu. Küsida käest, mida läheb. Naine ütleb, kas läheb. Naine ütleb tavaliselt, kas läheb. Sa ei ole näinud siis seda papad-mammad, kus Ullo ütleb, et mida peab see tüüp tegema või? Oli miiti. Ei, no mina mahtusin. Isegi Rene mahtus. Olgu. Võta Maicel teine. Aga suur tänu. Teine, Maicel. Maicel on lõpetanud teise naisena. Sa ei ole väike lühikene. Lühik intervjuu, sa saad vastata jaa või ei vastused ainult. Kas sulle meeldis? Jaa. Kas tuled uuesti? Jaa. Järgmine aasta tead, kus toimub? Noh, lihtne intervjuu. Hakkab pikemaks minema ainu vastus. Kui pikemaks oleks läksid, lõpus oleks rääkinud niimoodi, et kõik oleks väsinud. Aga aitäh tulemast! Ja varsti, kui me saame ka kolmanda naise, kellena jookseb praegu Kristiina Moonin vist, siis me saame ka naiste poolmaratoni autostamise ära teha. Ja siin näete mees, 327, 1051 maraton. 1051 maraton. Jeerum. Mina võin öelda seda, et ma olen vilistanud oma elus 574 jalgpallimängu, mis on enam-vähem, ma ei tea, veerand sellest maratoni pikkusest, aga tema on jooksnud 1050 maratoni. Aga nii, palju on jäänud meie maratoni poolmaratoni kolmanda koha omanikul 4 ringi kõigest jäänud, nii et kannata ära. Oi. Tubli. Ma just tahasin mehed maha, jah. Ei, kui puhkata. See on lihtsalt. Tubli. No nii palju, kui Sofia jooksed, nii ikka. Tubli. Ei, aukudega.
kohe saab selgeks meil ka nii-öelda siis naiste õhtumaratoni, poolmaratoni esikolmik, kui ühe ütleme 100 minuti pärast läheb Kristiina Moonin oma viimasele ringile, sest et Piret Reinik ja Michael on lõpetanud juba esimese ja teisena ja Kristiina on siis meil kolmandal kohal jooksmas, kui igaüks võistleb siin oma võistlust ja German Terechov on siis juhtimas meeste maratoni osas ja Mihhail on siis üks ring jäänud on Kristiina Mooninil ja siis on põhimõtteliselt naiste esikolmik teada, mingeid muutusi ei ole. German Terechov on jooksnud praegu 64 ringi, tal on jäänud 41 ringi lõpuni, juhib ja teisel kohal on meil siis Mihhail Savizon, kes on siis jäänud ühe ringiga peaaegu maha juba, aga ei ole hullu midagi ja naiste arvestuses on meil olukord selline, et Marika Rooberg juhib maratonis ja teisena on Ulvi Lond jooksmas ja Ergo Meier, kes jookseb ka maratoni, tema on siis maratonis kolmandal kohal. Siin on siis oma järjekordsele ringile minemas naiste maratoni liider Marika Rooberg numbri all 345 ja numbri all 64 jookseb meil härra Maituk, kes siis viimasel hetkel registreerus. No mõistlik ja siin on siis Tiina Salla, kes teeb oma jooksu, nii nagu ta tahab. Meil läheb Tiinade võistluseks. 257 Leedu esindaja Mindaugas Karmus jookseb siis, tema on poolmaratonis jõudnud üle poole. Tiinad on ühel ringil, Tiinadega läheb. Tiinad on ühel ringil. German Terechov on maratoni liider ja nüüd Kristiina Moonin viimane aeg oleks spurtida, sest et kunagi ei tea, kui keegi sust mööda jookseb. Ja ma teen sust Mõtle, kellega koos pildile sai. Tobli. Huvitav, ta intervjuu annab sulle. Nii. Sulle ITK annab. Issi on kõik tahtis siin härra Reinikule osavõtu maksu kinni maksta. See oli viimane raha, mis oli arvel käidi ja mees hüppas alt, ütleme nii. Nagu maast leitud raha õige, ei pidanud maksma, hilisem osavõtu maks oli nii kallis. Nii, aga läheme siis autasustamise juurde, et siis kui Kristiina on 2 korda sisse ja välja hinganud, siis me saame naiste arvestuses siis poolmaratoni autasustamiseni. Naiste lõpetuseks ka naiste ajad, siis poolmaratoni õhtul Piret Reinik 1.49.02, Michael Suur 1.50.07 ja Kristiina Moonin 2.01.46.